Eestis kasvatatakse igal aastal suurtes kogustes õunu ja koos sellega tekib ka vilju, mis on vigastatud, tekib mahlapressimisest pressjääki, koori. Need jäägid viiakse sageli komposti, aga tegelikult peituvad nendes väga väärtuslikud ained. Meie küsimus ongi, kuidas nutikalt nendest veel midagi saada. Polli aiandusuuringute keskuses me selle kõigega tegelemegi. Esiteks vaatame üle kogu tootmisahela, sorteerime õunad ja selgitame välja, kust tekib kõige rohkem jääki. Selle jäägi me püüamegi väärindada. Me püüame välja mõelda, kuidas saada sellest pressjäägist kõige parem tulu. Ehk me asendame täna senise kulu tuluga. Koos ettevõtjatega siin tootmisköögis me saame katsetada erinevaid retsepte, teha uusi tooteid. Meil on siin külmkuivati, meil on siin vaakumkuivati, meil on tavaline konvektsioonkuivati, kuid me saame ka sõeluda ja sõeluda välja erineva peensusega fraktsioonid. Teises ruumis on jahvatusseadmed, seemneõlipress, kõik võimalused on siin olemas. Selles ruumis asub meil nüüd kõige uuem liin, see on jääkide väärindamiseks. Kõik, mis pressjääkidest alles jääb, kõik läheb siia seadmesse. Esimeses seadmes töödeldakse auruga ja kõik, mis oli kestad, kõik muutuvad pehmeks. Järgmine seade on püreestaja, kus võetakse kestad ja seemned välja. Ja kolmas, neljas on juba koht, kus segatakse vajalikud komponendid juurde, et saaks need pudelisse panna. Selles üksuses on võimalik pakendada õuntest ja marjadest saadud mahla ja moosi kaasaegsetesse pakenditesse, nii pudelitesse, tuuvidesse kui purkidesse. Laboris me analüüsime nii toorainet, tooteid kui ka töötlemise kõrvalsaadusi ja saame siin kindlaks teha, millised on kõige väärtuslikumad komponendid, mida kasutada toodete arendamisel. Saame analüüsida kromatograafilisi, spektroskoopilisi ja spektrofotomeetrilisi meetodeid kasutades. Marju, mahla, töötlemise jääke. Enne pakendamist teeme toodetele elementaarsed analüüsid vahetult tootmisüksuses koha peal. Väike, lihtsalt käsitletav Flix-happesuse mõõtur, sellega saab määrata nii viljamahlas lahustunud kuivaine sisaldust kui ka orgaaniliste hapete sisaldust. Kui ka sinu ettevõte sarnaselt Polliga kasvatab õunu ja marju, siis oled oodatud meie juurde, et leida sinu kasvatatud sortide pressjäägile või muidu jääkidele uudne väärindamise võimalus.